Tervist! Oleme siia täna kogunenud koos Moongold Productionsi meeskonnaga Varbola linnuse varemete juurde, et jahtida kurikuulust Eesti Bigfooti. Just nimelt siin on väidetavalt nähtud päris ehtsat lumeinimest, Yetit, üle maailma kuulsat paranormaalset olendit. Bigfooti on kohatud kõikjal üle maailma, kuid peamiselt just Põhja-Ameerikast, kus teda tuntakse enamasti Sasquatchi nimetuse all, mis tähendab suuri jalga, ning Himaalaja piirkonnast Aasias, kus teda tuntakse Yetina. Tegemist on suhteliselt kõrge, tihti üle 2 meetri pikkuse inimahvi taolise olendiga, kelle värvus on pruun või valge. Siinne piirkond on väga rikkaliku ajalooga. Varbola linnus oli ainus linnus, mida Saksa vägedel ei õnnestunud muistes vabadussõjas kunagi vallutada, ning sellest piirkonnast on tulnud palju erinevaid paranormaalseid lugusid, mis võivad vabalt olla seotud selle piirkonna sõjalise ajalooga. Näiteks selle kaevu läheduses siin on väidetavalt energia samas, ning kusagil siin linnuse endistes piirides on väidetavalt massihaud, kuhu oli maetud ligi 30 inimest. Lisaks on kogetud siin ulguvaid luusid ning ka orbe on nähtud ringi lendamas. Bigfooti juhtum võib olla seotud kohalike legendidega Hiievanast, keda vanemate põlvkondade sõnul on nendes metsades tihti kohatud. Tegemist on ligi 2-meetrise halli olendiga, keda on peetud ka haldjaks. Sa kuulsid? Joonas? Seal on mingid sammud ja kuulsid? Mingi asi mõirgas. Käisime just siin metsatukas filmimiskohta otsimas ning kuulsime kuskilt metsa tagant huvitavaid mõirgeid, vist 3 korda, ning justkui samme. Muidugi raske on oletada, kas tegemist on lihtsalt metsloomaga või saame me juba hetkel kuulda esimesi märke kohalikust Bigfootist. Aastal 2004 käis üks seltskond siin nendes Varbola metsades seenel ning üks seltskonna liige märkas eemal ligi 2 meetri kõrgust hallikat olendit, kellel oli peas justkui terava otsaga müts. Ta üritas olendile läheneda, kuid see põgenes metsaavarustesse. Nähtus tekitas selles inimeses tohutut hirmu ning ta pani ka tähele tugevat ritsikate siristamise heli, mis olendit saatis. Lisaks on siinsete Bigfooti nähtustega seotud ka tugeva haisu tunnetamine. Mujal maailmas on Bigfooti nähtustega seostatud tugevaid karjeid, mis kostuvad kuskilt kaugest metsast. Ning lisaks esineb mõnikord ka mõistatuslikku kivide langemist. Tundub justkui, et kivid lendaksid ei kuskilt inimeste pihta, kui nad on Bigfooti märganud. Lumeinimene on kuulus selle poolest, et teda on väga raske metsast üles leida ning veel raskem kaadrisse saada. Meil on väga vähe pikki lindistusi Bigfootist. Kõige kuulsam nendest on 60. aastatest Ameerikast pärinev Patterson-Gimlini film. Seega tekib küsimus, kuidas me saaksime Bigfooti ligi meelitada, ning on levinud üks teooria, kuidas Bigfooti esile kutsuda. Tuleb leida selline oks ning mõned korrad vastu puud taguda, umbes nii. Seejärel tuleb kuulatada, kas metsast tulevad löögid vastu. See tähendab seda, et Bigfoot kuulis ning vastab neile. Ma lihtsalt tahan mõned korrad, jah? Jaa, et hetkel me siis teeme väikse katse, et
seal oli keegi. Kuidagi kiiresti liikus. Ja, hästi kiiresti. Ja nüüd on väike. Ta jooksis sealt, sealt niimoodi jooksis sinna. Nii, nüüd me teeme siis väikese eksperimendi, just nagu enne sai mainitud, et lööme siis puukaikaga vastu puud siin paar korda ja siis on vaikuse moment, katsume kuulda, et kas keegi vastab meile sellele nii-öelda kutsele. Nii, me läheneme nüüd sellele piirkonnale, kust me enne filmimise käigus kellegi jooksmise heli kuulsime ning puude põõsaste sahinat, et vaadata, kas me leiame ehk mõned jäljed või midagi sellist. Veidi raske on muidugi aimata, kus see täpsemalt aset leidis. See ei ole ka selline pinnast, kust just otseselt jälgi oleks võimalik leida väga kergelt. Hetkel siin tihnikus ringi otsides me midagi ebatavalist ei märganud. Küll muidugi, eks seda on raske hinnata, aga kus see täpselt aset leidis ja kas siin midagi oleks ka näha peale mõningase raja. Aga maailmast on leitud Bigfooti jälgi. Neid on leitud nii mägedest kui metsadest, peamiselt ka siis Ameerikast. Ning need jalajäljed on ebanormaalselt suured, sellepärast tuleb ka Bigfooti nimi nendest jalajälgedest, suurjalg Sasquatch. Kuid lumeinimese jalajälg on liigendatud nii nagu inimese jalg, mis viitab sellele, et tegemist on millegi inimahvi taolisega. Sellistel inimahvidel nagu gorilladel, šimpansitel on suhteliselt sarnased jalajäljed. Seetõttu on välja pakutud teooriat, et lumeinimene ei pruugi olla paranormaalne olend, vaid hoopis mingisugune seni avastamata inimahvalase liik, kes võib olla näiteks inimese eelane ja kuidagi inimesega suguluses. Nii, me jõudsime nüüd veidi lagedama kohani, kuid üldiselt, nagu näha, siin on täiesti tihtik. Siin on mingi hetk tehtud lageraiet ja siia on peale kasvanud selline võsastus ja kõrge rohi. Ja kõrged puud on suhteliselt harvad siin. Tegelikult ma usun, et kui siin Bigfoot elutseks, siis oleks päris hea piirkond, sest siin on raske nähtavus. Palju põõsaid ja madalaid puid, kuhu varjuda. Seega inimest pelgav loom elaks siin kindlasti hea meelega.